Esimene aktus, esimene koolipäev, esimene õpetaja, esimene riiginaaber, esimene tund. Sellest ajast, kui alustasite oma koolitee, on palju vett merre voolanud, kuid pole tähtis, kas veenile jõuab suuremasse veekogusse lühemat või pikemat teed pidi. Peaasi, et see sinna jõuab. Teie olete nüüd kohal. Avan Türi põhikooli lõpuaktuse. Direktori Ervin Jürisool. Vanemad, kolleegid ja kõik, kes te siin saalis olete. Kallid Türi põhikooli lõpetajad. Mul on siiralt hea meel täna, et te siin kõik meie ees istute. Nii nagu ma näen, olete te kõik rõõmsad, rahulolevad. Kui teile silma vaadata, siis ka pisut mõtlikud ja võib-olla isegi natuke nukraviitu. Tänane päev on teie päev. Ühe eluperioodi lõpp ja teise algus. Meenutage oma esimest koolipäeva ja vaadake ennast nüüd. Te ei ole mitte ainult suuremaks sirgunud ja targemaks saanud, vaid ka kõik teie ümber on väga palju kiiresti muutunud. Teist igaüks on vorminud meie kooli nägu ja kool teie nägu. Olete kujundanud oma lehekülje meie kooli ajalooraamatus. Teadke, et kuigi te lahkute meie koolist, jääte te siia ka alatiseks alles. Jääte meie mõtetesse ja mälestustesse. 9 aasta jooksul olete palju kordi avanud ja sulgenud raamatuid ja töövihikuid.
saanud selgeks lugemise ja kirjatähed, tuupinud matemaatikat ja võõrkeeli. Mis aga kõige tähtsam, te õppisite õppima ja seda läheb teil elus vaja. Parimaks kooliks on elu ise. Tarkus on rikkus, mida kannate alati endaga kaasas. Jätkugu teil tarkust täita oma unistused, leida üles oma ideaalid ja oma tee, mida mööda kindla sihiga sammuda. Eluga edasi minnes pidage meeles, et uusi teid ei ole mitte vaja ainult otsida, neid tuleb ka ise rajada. Tänan õpetajaid selle eest, et te olete õpilastele jaganud peale tarkusega elukogemusi, hinge ja armastust. Iga lend toob endaga kaasa erinevaid situatsioone ning õpetab meile midagi uut. Aitäh kõige eest. Aitäh vanematele ja vanavanematele koostööst. Olete üles kasvatanud toredad noored inimesed. Soovin teile kogu koolipere nimel jõudu, jaksu ja kindlameelsust edaspidiseks. Aidake oma last õige suuna leidmisel, toetage teda hea sõnaga ja tunnustage kordaminekute eest. Siis leiavad nad alati tee koju tagasi. Kodu ja vanemad on lapsele, ükskõik kui vanad nad ka ei ole, asendamatud. Head üheksandikud. Lõpetada tahan ma ühe esimese klassi Danieli sõnadega. See kiri leitud Facebooki avarustest. Ma võin selle avaldada, sest see on mu hea tuttava poeg, kes saatis oma esimese klassi pinginaabrile enne suvepuhkust järgmise sõnumi. Ja ma arvan, et see sobib teile ideaalselt. Juhan teab, mida Juss ei tea. Nokib nupp ja lõikab pea. Täna on sõber veel sõbraga koos. Täna veel laulame üheskoos. Ilusat tulevikku teile kõigile ja aitäh! sirgelt ühtki joont. Kui vaid tahan joone risti
juhatajal Ülle Tammelal. Põhikooli õppenõukogu 16.06.2018 otsusega number 8 lõpetavad Türi põhikooli järgmised õpilased. 9. A klass. Kai Velli kapten lõpetab põhikooli kiitusega. Tänukiri aktiivse osalemise eest õpilasesinduse töös ja huvitegevuses. Tänukiri eduka osalemise eest aineolümpiaadidel. Oleks päevast tunde rohkem, saaks ka tulemus, mis uhkem. Jõuaks teha kõik, mis vaja ja siis sedagi, mis pole sinu rida. Põhilõuna, ida, lääs, kõik, mis ette võtab, on sinu käes. Ikka suure südame ja kirega. Mitra Lukjanov lõpetab põhikooli kiitusega. Tänukiri aktiivse osalemise eest õpilasesinduse töös ja huvitegevuses ning eduka osalemise eest vabariiklikel robootikakonkurssidel. Tänukiri eduka osalemise eest aineolümpiaadidel. Sõnu seadmas oled vinge, lähed läbi nagu kõrge pinge. Kõva hääl ja tegus vaim, kõik, mis ütled, pole laim. Sinu teedel pole piire, oled toimekas ja kiire. Ajakirjandusel pole muret, hoidke alt, Tallinn, siit ma tulen. Tiina Viigand lõpetab põhikooli kiitusega. Tänukiri aktiivse osalemise eest huvitegevuses. Tänukiri eduka osalemise eest aineolümpiaadidel. Kaunis, sulnis, hell ja sirge. Tantsupõrandal teeb piruette ringe. Noodijoonel viisid reas, flöödiga sa sõber hea. Oled kõiges nõudlik või siis äkki super kirglik. Sten Naasaväli, tänukiri aktiivse osalemise eest huvitegevuses. Suur sul hing ja süda sees, oled kõigi abimees. Tantsusammud, pillimäng, kiirus, adrenaliin või diisliring. Kriitika ja kõik, mis mäng, oled meie klassi hing. Pintsakuta näeb sind ainult kehalise kasvatuse tunnis. Peet Beljajev, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest muusikas. Kui vaid oleks võimalik meeles pidada kõik, mis vajalik. Unustada võid ka enda koolikoti pluusi kinda. Laul ja pillimäng, poistekoor ning mõnus säng. Jaagup Luts, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Murejutt ja mõtlik meel, mida kõike teeksid veel, kui ei oleks reegleid, nõudeid. Oled kiire, väle, palli platsil võrdsed pole, jooksud, hüpped sinu rida ja või matemaatiline jada. Koolil küsimus on sage, kas ma pean? See on ju mage. Anette Meri. Hobused on sinu loomad, nende mõtteid lennult hoomad. Joonistamine, see on imelihtne, Anette juures kõik on ehtne. Oled püüdlik, aus ja nunnu, anna nätsu ainu. Marleen Nõlvak.
vaidlused, neist selgub tõde, see on nagu vanem õde. Kuid kui mõruks läheb meel, hammaste taga ei seisa keel. Käed sul lahti igaks tööks, paljus asjus kaasa lööks. Kuid kui mõtte teise suunda pöörab tuul, kes sind muuta saab, eks ise, kes muu. Jaanika Nõmmik. Ratta seljas kilomeetreid tallad, ka siis, kui õues vihma kallab. Kui vaid kinni, tuul võiks ära viia sind, kui vaid kinni hoiaks kind. Olid, läksid, tulid taas, ei ole ammu teistest maas. Tuli Oja, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest muusikas, tänukiri aktiivse osalemise eest huvitegevuses. Milleks jõuda kooli vara? Kodutööd võib ju ka vahetunnis ära teha. Praegu siin, varsti seal oled olemas kui Kaja. Hoolib neist, kel abi vaja. Sinu tulekut on märgata ja mõtetest tulu tärgata. Karoliina Elisabeth Pettai, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kunstis. Naerusuine, joonistad ja loed, vahel murepõue poed. Loomutust kitarr siis annab, mõtted mujale see kannab. Karl-Mattias Saarse, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kirjanduses ja muusikas, tänukiri aktiivse osalemise eest huvitegevuses. Poisi sees on palju pinget, laulab teine nagu ingel. Ootame kõik pikisilmi, millel tuleb välja singel. Hollywood ja teatrilava oleks sinu nime taga. Koolisööklas esimene mees, kokk kas lihasupi sees. Mari-Liis Tigavas, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles kunstis. Armas neid, kelle abivalmis käed, arutled ja lahendusi näed. Oled tasakaalukas ja tragi, aga luuletad kui ragin. Riietuses oma stiil, kergelt välja kukub riim. Meie Kristiina Ihil. Markus Ulp, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses, tänukiri aktiivse osalemise eest huvitegevuses. Õiglustunne, täpsus, sportlik meel. Siht, mis saab, on silme ees. Jalgpall siin ja seal. Spordist enam-vähem kõike teab. Korda loomas oleks, kui meil politseid ei oleks. Kallis 9 saam, kallis klassirahvas. Tänan teid mulle usaldatud 6 huvitava aasta eest, mis on olnud kui täiskäigul liikuv rong ja millel vaguneid täpselt sama palju kui teid. Te panite ka mind oma tempo järgi tegutsema. Võib-olla olen nii mõnikord kord kahelnud teie ettepanekutes, aga mitte kunagi kahetsenud. Olete olnud täpselt nii tegusad, vaimukad, siirad, nutikad, sihikindlad, optimistlikud, otsekohesed, kui teile omane. Jääge ikka iseendaks ja vallutage neid mäetippe, mis tunduvad ületamatud. Kindlasti kohtume veel.
B-klass. Adele Adamson, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest eesti keeles, kirjanduses, bioloogias, inglise keeles, käsitöös ja kodunduses, geograafias ja keemias, kunstis. Tänukiri aktiivse osalemise eest õpilasesinduse töös ja huvitegevuses. Tänukiri hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest. Adeles on ühendatud malbe, unistav kunstnik ja terane asjalik lõppur. Ta on meie klassi ankur ja tugi, kelle poole pöördutakse oma mõistmatust täis silmadega, kui on vaja lahti mõtestada lause nagu näiteks tsütoplasma on tsütool koos organellidega, kuid ilma tuumata. Ta teab alati õigeid vastuseid ja oskab need panna imeilusalt kõlavasse ning mis kõige olulisem, klassikaaslaste jaoks mõistetavasse eesti keelde. Tuld tiibadesse Adele. Maria Elisabeth Avamere, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Tänukiri hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest. Maria on nii mitmekülgne, et see teeb lihtsalt väga kadedaks. Mina tahaks ka olla sama sportlik ning laulda sama hästi, tantsida sama hästi ning õppida sama hästi. Pange tähele, me veel kuuleme Maria Elisabeth Avamerest. Tuld tiibadesse, Maria. Juhe, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Patrick on taibukas ja rikkaliku sõnavaraga noormees. Ta pole kitsi oma mõtteid avaldama. Sageli peaksid asjad olema tema vaatenurgast teisiti. Nüüd ongi aeg reipalt, kui mitte ittanaklikult minna ja maailmale näidata, mis puust on tehtud Patrick Juhe. Tuld tiibadesse, Patrick. Gert Järva, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Gert on vaimukas. Ta võib huumoriklassikat Armastus 3 apelsini vastu vabalt peast deklameerida. Gerdi huumor on aja jooksul muutunud iroonilisemaks, aga seda hinnatavamaks. Gert on ka asjalik ja töökas. Kui Gert tahab, siis saab ta üle igast mäest. Rattaga või rattata. Tuld tiibadesse, Gert. Hugo Kadak, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest geograafias, füüsikas. Hugo, ma vabandan kõigi nende kordade eest, mil olen sind Jaagoga segamini ajanud. Oleksin pidanud varem taipama, et sina oled see, kes suudab tüdrukuid tantsupõrandal hullutada ja klassikaaslasi ning klassijuhatajat ajalooklassis huvitava muusikavalikuga lõbustada. Sarnaselt vennale on Hugo terase mõistusega, hiilates eriti reaalainetes ja võõrkeeltes. Tuld tiibadesse, Hugo. Jaago Kadak, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest füüsikas. Jaago, ma vabandan kõigi nende kordade eest, mil olen sind Hugoga segamini ajanud. Oleksin pidanud juba varem taipama, et sina oled see, kes enne mõtleb ja siis ütleb, et vaid sina oled see, kes suudab Karlile konkurentsi pakkuda telefonimängudes. Sarnaselt vennale on Jaago terase mõistusega, hiilates eriti reaalainetes ja võõrkeeltes. Tuld tiibadesse, Jaago. Anna-Triin Kaldasaun, tänukiri hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest. Anna-Triin on salapärane neiu. Tunnis tahab ta jääda tagaplaanile, aga fotokaamera ees tunneb end koduselt. Seal, kus on Anna-Triin, on ka Eliise ja vastupidi. See paarisrakend on end heade tulemustega edukalt põhikooli lõppu sõidutanud. Tuld tiibadesse, Anna-Triin. Oskar Kontus, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses, tänukiri hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest. Oskar on mees nagu orkester, kalamees, naljamees, spordimees. Kõige selle juures jõuab Oskar ka kohusetundlikult õppida. Koos Gerdiga moodustavad nad tiimi, kes võiksid klassi esindada nii huumori kui spordivõistlustel.
tuld tiibadesse, Oskar. Liis-Marii Kõus, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, tänukiri ja õppedukuse ja eeskujuliku käitumise eest. Liis on tähelepanelik ja otsekohene, lõbus ja aktiivne. Liis juba oskab koolipäeva vürtsi lisada. Vaja klassivendadele lavakrimmi teha, pole probleemi. Võimalus klassivenda sõna otseses mõttes kätel kanda, pole probleemi. Soov kokatädidelt eksamiperioodil poolele klassile tasuta lõuna välja kaubelda, pole probleemi. Tuld tiibadesse, Liis. Karl Liivik. Karl ei kiirusta. Miks peakski, kui koolimaja on omal kohal ka 5 minutit pärast 8. Karl on ratsionaalne. Miks teha palju, kui läbi saab ka vähemaga? Kui mind peaksid huvitama hakkama arvutimängud iseäranis inglise keeles, siis peaksin õpetust paluma just Karlilt. Palju õnne sünnipäevaks, Karl! Ja tuld tiibadesse! Viivika Loks, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, kirjanduses, keemias, kunstis, käsitöös ja kodunduses. Tänukiri ja õppedukuse ja eeskujuliku käitumise eest. Viivika iseloomustamiseks sobib hästi ütlus. Vaga vesi, sügav põhi. Viivika on pigem vaikne ja ei soovi tähelepanu, aga temas on peidus palju teadmisi ja oskusi. Käelist andekust näitas Viivika oma oivalise loovtööga. Tantsuoskust demonstreeris ta oma esimesel meiega veedetud õppeaastal liikumispeol. Ja väga hästi õppimine on tema puhul lausa elementaarne. Tuld tiibadesse, Viivika. Liisanne Lõbus, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest muusikas ja kunstis. Liisanne on vaikne ja malbe, aga kui vaja, ka jonnakas. Eestlasliku jonniga on ta selgeks saanud näiteks flöödimängu, mis enamikele lihtsurelikele võimatu ülesanne. Kui Liisanne sulle otsa vaatab ja naeratab, läheb sul süda soojaks ja meel helgeks ka kõige koledamal novembrikuu päeval. Liisanne on lihtsalt väga armas neiu. Tuld tiibadesse, Liisanne! Madis Merisalu. Madis on noormees, kellelt oleks koolis 10 korda igavam ja 20 detsibelli vaiksem. Kui oleksin suutnud aastate jooksul tema naljajutud ja kommentaarid üles tähendada, võiksin nüüd paksu ja menuka raamatu autor olla. Aga Madises on lisaks huumorile peidus ka palju muud. Näiteks teadmisi, mida ta valitud õpetajatele auga näitab. Tuld tiibadesse, Madis! Stenmar Hülberg. Stenmar on ülimalt kohusetundlik ja sõbralik noormees. Halb tuju ja Stenmar ei käi kuidagi kokku. Elus ei loe punktid, vaid iseloom. Kui koolis jäigi mõnikord ihaldatust punkt puudu, siis headust ja töökust jagub Stenmaril eluks küllaga. Tuld tiibadesse, Stenmar! Kristjan Orumägi, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kunstis. Kui Kristjan koolimajja jõuab, on koolitunnid tavaliselt juba alanud. Ent elu, melu, lust ja trall veel mitte. Need saabuvad koos temaga. Esmapilgul tundub, et Kristjan on muretu olemisega kõigega leppiv noormees, kuid lähivaatlusel selgub, et temas on tammsaarelikku tõe ja õiguse otsijat ning nõudjat. Tuld tiibadesse, Kristjan! Kaspar Indrek Valmeos. Kaspar Indrek on läbi lugenud vist kõik kooli tulnud ajakirjad ja ajalehed, sest vahetunnis viibis ta kõige tõenäolisemalt just raamatukogus. Kasparit iseloomustab vanasõna: tasasõuad, kaugele jõuad. Just vaikselt omaette nokitsedes on Kaspar Indrek jõudnud oma senise elu tähtsaima verstapostini, põhikooli lõpetamiseni. Tuld tiibadesse, Kaspar Indrek!
väga heade tulemuste eest eesti keeles, kirjanduses, inglise keeles, bioloogias, keemias, muusikas. Tänukiri hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest. Kärt on asjalik neiu, kes teab täpselt, mida soovib ja on valmis selle nimel ka tööd tegema. Kärt mõjub sageli tõsisena, et lapsepõlvepilt õpetajatest endil kinnitab, et Kärt oli ja on tegelikult väga rõõmus laps. Enim rõõmu pakub Kärdile muusika, millega tegelemist ei jäta neiu veel nii pea. Tuld tiibadesse, Kärt! Kristo pigem vaidleb, kui on nõus. Kristo on tänuväärne vestluspartner õpetajatele, kes tahavad arendada põhjendamisoskust. Idakeelsem ütleks, et Kristo on ilus pikk poiss, kes teeb sporti ja nalja, õpib kohusetundlikult ja riietub šikilt. Tuld tiibadesse, Kristo! Eliise Seemann, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest eesti keeles, kirjanduses, keemias, kunstis. Tänukiri ja õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest. Eliise iseloomustamiseks saavad eesti keeles tunnustavad omadussõnad otsa. Eliise on klassikaaslastele eeskujuks oma kohusetundlikkuse ja viisakusega. Teda armastavad nii kaamerad kui koolikaaslased. Mulle on eriti sümpaatne see, et tark ja piltilus Eliise on ka suur tugitollisportlane. Kui teil on mõni laskesuusatamise ülekanne vaatamata jäänud, siis Eliise teab kindlasti tulemust. Tuld tiibadesse, Eliise! Karmen Tõnisson, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kunstis. Tänukiri ja õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest. Karmenit iseloomustab eesti vanasõna, seest siiru viiruline, pealt kullakarvaline. Karmeni piirgudes on peidus nii abivalmidus kui ka kangekaelsus, nii sõbralikkus kui ka mõnikord ehmatav otsekohesus. Silma paistab Karmen oma terava mõistuse ja kauge välimusega. Tuld tiibadesse, Karmen! Armas 9. B-klass. Aitäh, et olete olnud vaimukad ja lasknud ka minul humoorikaid repliike lennutada, mõnikord ka teravaid. Aitäh, et tegite ajalooklassi nii enda kui minu jaoks tõeliseks koduklassiks, kuhu oli mõnus tulla ka hoopis teiste tundide eel. Aitäh, et mul on olnud korduvalt võimalus teile kaasa elada tantsupidudel ja teiega koos laulukaarel laulda. Aitäh tammurite eest. Ja see rida võib jätkuma jääda. Mul on tohutult vedanud, et just teie olite mu esimene klass. Aitäh teile. Palju õnne teile tänase erilise päeva puhul. C-klass. Mait-Sander Ahvelt. Tagasihoidliku olemisega noormees, keda iseloomustab viisakus, lahkus ja kes eelistab viibida rohkem oma mõttemaailmas või mobiilis. Jutule saab temaga meelsamini siis, kui ise alustada. Muidu on niigi kõik aru saada. Huvitav seik, kui turvalisuse seisukohad peaks tool, mis püsib maapinnast 1,5 meetri kõrgusel, olema vähemalt 15 sentimeetri kaugusel istujast, et istuja ei kukuks tühimikku, siis märganud selle tooli jalgu 1 sentimeetri kaugusel, vastas Mait-Sander, ruumi veel on. Suhtes oma kooliga 9 aasta jooksul hindad sa kõige rohkem õpetajate vastutulelikkust ja koostööd, et jõudsid lõpusirgele. Kevin Teket. Rõõmsameelne ja nutikas õpilane, kes osalenud öökullide akadeemias ja tänu väledatele jalgadele esindanud klassi spordis. Rohkem kõrvalvaataja, kui on näha, et küll nad ilma minuta hakkama saavad. Kui Kevin milleski veendunud on, siis oma arvamust ta teistel kõigutada ei lase.
suhtes oma kooliga 9 aasta jooksul hindad sa kõige rohkem maitsvat lõunasööki. Huvitav, miks sa juba teisel vahetunnil Rimisse kiirustasid? Angelika Erm, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest vene keeles. Heasoovlik, ise hakkama saab ja teistest hooliv neiu, kellele meeldib raamatuid lugeda, muusikat kuulata, jalgrattaga sõita ja sõpradega koos olla. Olid edukas vene keeles, kus 2017. aastal saavutasid olümpiaadil 3. koha. Huvitav, meeles mõlgub sagedasem küsimus Angelikalt. Kas nüüd võib minna? Suhtes oma kooliga 9 aasta jooksul hindad sa kõige rohkem mõistvaid kaaslasi ja sõpru. Kevin Kingo, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kunstis. Väga tagasihoidlik noormees, kelle häält seltskonnas peaaegu ei kuule. Küll oskab Kevin teisi kuulata ja püüab sõbraks saada elektriga. Lahtiste kätega abivalmis noormees, kes oma algatusel parandas kunstiklassis katki läinud inventari ja klassikaaslaste juhtmeid. Ma pean ikka silmas neid elektroonilisi vidinaid. Kevinil on väga head saavutused kunstis. Huvitav, kuidas õnnestus Kevinil kooli aastate vältel kõigis tundides kohal olla ja mitte kordagi puududa isegi haiguse tõttu. Suhtes oma kooliga 9 aasta jooksul hindad sa kõige rohkem oma õpetajaid. Aur Kutti. Ometi meie klassi üks jutukamaid kaaslasi, kes pärast küsimusele järgnenud vaikust esimesena oma arvamuse julgelt välja ütleb. Pingelises olukorras oskab ta sõbralikku nalja teha. Kaur tunneb huvi keemia ja infotehnoloogia vastu. Huvitav, kuidas õnnestul sul mõne teatise tagastamisel klassijuhatajale vähemalt 4-5 korda järjest vastata, ma homme toon. Suhtes oma kooliga 9 aasta jooksul hindad sa kõige rohkem sõpru ja koolikaaslaseid. Kaisa Heleri Laas. On kohusetundlik, osavõtlik neiu, kes hoolib klassi käekäigust ja esindamisest kooli üritustel. Kui mõne teema puhul oli enamusel mugavam kõrvalvaataja olla, siis Kaisa Heleri konkreetne pöördumine pani asjad paika. Tema tõsine suhtumine õppetöösse ja tahtejõud aitasid välja tulla keerulistest olukordadest. Kaisa Helerile meeldib liikumine, ta tantsib rahvatantsurühmas Kaktus. Huvitav, kuidas nii noorel inimesel on tarkus tabada neid olukordi, kus klassijuhatajal oli käsi alla andmas, tulla juurde ja öelda, ma teen selle ära. Aitäh! Suhtes oma kooliga 9 aasta jooksul hindad sa kõige rohkem õpilaste laia silmaringi ja maailmavaate kujundamist. Jan Loo. Noormees, kelle energia täidab suurem osa ruumist ja kelle loovus ei pane ainult otsekoheselt oma mõtteid välja ütlema, vaid ka julgelt tegutsema ning kes kompab piire tõe ja nalja vahel. Kui vahel ikka kannatab laisk olla, siis tuleb seda võimalust kasutada. Kui aga lubadus antud, et asjad vaja korda teha, siis saavad ka tehtud. Breian tunneb huvi infotehnoloogia vastu. Huvitav, mida ta küll teisipäeva öösiti tegi, et kolmapäeviti teises tunnis tuppuma kippus. Suhtes oma kooliga 9 aasta jooksul hindad sa kõige rohkem saavutatud haridustaset. Emi Vajumann. On rõõmsameelne ja tähelepanelik tütarlaps, kes vajadusel appi tuleb ja antud lubadustest kinni peab. Ta ise peab lugu võrkpalli mängimisest ja tantsib rahvatantsurühmas Visserid. Huvitav, osakene iga õpilase lõpetamisest täidab ka klassijuhataja tänutundega. Temi töökus ja pühendumus käesoleval õppeaastal oli tähelepanuväärne ja tunnustav. Suhtes oma kooliga 9 aasta jooksul hindad sa kõige rohkem aineõpetajate panust õpilaste heade tulemuste saavutamisel.
väga tagasihoidliku moega, tasase olekuga noormees, kelle emotsioone väljendab vaid muhenaeratus. Kui asjad toimivad iseenesest, milleks sekkuda. Markus peab lugu mitmekülgsest spordist, ujumisest, jalgpallist, kergejõustikust, saalihokist. Suhtes oma kooliga 9 aasta jooksul hindad sa kõige rohkem oma kooli aineõpetajaid. Huvitav, miks sa nii harva eksamid repetitsioonidesse jõudsid? Eerik Toater. Eerik on eeskujuliku käitumise ja rahuliku olekuga noormees, keda võib alati usaldada. Ta on suurepärane kaaslane rühmatöös ja alati osalemas ühistes ettevõtmistes. Eerik on tegelenud orienteerumisega ja viimastel aastatel tulemuslikult ujumisega, kus on saavutanud mitmeid auhinnalisi kohti. Huvitav, kas Eerik elus üldse kunagi vihastanud on? Suhtes oma kooliga 9 aasta jooksul hindad sa kõige rohkem koostööd õpetajatega, et põhikool edukalt lõpetada. Sander Viin. On viisakas, tõsise suhtumisega noormees ja toetav kaaslane, kes võib oma arvamuse alati välja öelda. Vahel ka mitte, aga siis on näha see tema näost. Sanderit tõmbab vee poole, talle meeldib ujumine ja teda huvitab merendus. Huvitav, kuidas küll Sander pikad koolipäevad vastu pidas, kui teda koolisööklas ei kohanud. Isegi mitte hamburgeri päeval. Kadrisse ka ei kiirustanud, puhvetisse ka ei jõudnud. Suhtes oma kooliga 9 aasta jooksul hindad sa kõige rohkem soodsat õpikeskkonda. Head 9. C-klassi noored. Mul oli võimalus astuda teie kõrval tänase hetkeni, mil meie teed lahku lähevad. Teie silmade kaudu nägin paljudki, mida tulevikus mäletada. Ärme siis unusta saadud õppetunde, kogemusi, mida oleme koos mõelnud, öelnud ja teinud. Oluline on olevik. Siin ja praegu oleme kõik rõõmsad. Olla Türi põhikooli 1. ja 7. lennu 1 klassijuhatajatest olid minu jaoks õnnelikud võimalused. Nüüd on kõik mõtted ette loetud paberit, mis kandis pealkirja Minu viimased omad lapsed. Ingrid teile teele kaasa, aitäh! Väikeklass. Anti Vellomaar Kitsel. Anti on rõõmsameelne, omapärase huumorimeelega, püüdlik ja huvitatud headest hinnetest. Töökus viib alati elus edasi ja sellega saavutad sa oma soovitud eesmärgid. Markus näib järgivat põhimõtet parem hilja või veelgi hiljem. Rohkem pakub talle huvit tehnika, eriti telefon. Markus on üsna kinnine ja ei räägi väga sellest, mis talle meeldib, aga kui miski ei meeldi, siis seda väljendab ta küllaltki valjuhäälselt. Eerik Ratas. Eerik on kangekaelne ja osavate kätega, mida ta küll alati õigel eesmärgil ei rakenda. Eerikul on välja kujunenud iseloomulik sõnavära, mida ta ohtralt tundides kasutab. Kõige enam pakub ka temale huvi telefon. Aitäh, klassijuhataja Meeli Savolainen. Parim õpetaja õpetab südamest, mitte raamatust.
ning ta mõjutab igavikku. Ta ei saa kunagi öelda, kus tema mõju lõpeb. Sõna on lõpetajate ja klassijuhatajatel. Lugupeetud vallavanem, koolijuhid, head kolleegid, lapsevanemad ja armsad lõpetajad. Täna saame teile õpetajatena veel õpetussõnu jagada. Me ei soovi seda võimalust klassijuhatajatena käest lasta, sest õpetaja jääb õpetajaks päevast olenemata, olgu siis pühapäev või mitte. Teie, 7. linnu õpilased, olete liikunud erinevate koolide ja klasside vahel. Ka klassijuhatajaid on teil kamba peal olnud omajagu. Kooliaastad on pakkunud teile seetõttu tavalisest enam segadust, aga ka elevust. Tähtsaim on see, et olete täna ühiselt siin ja saate üheskoos vastu võtta tunnistused, mis kinnitavad teie koos veedetud aega ja omandatud teadmisi. Kuid nüüd edastan ma teile klassijuhatajate poolt viimase koduse ülesande. Sellel ei ole tähtaega, sest see pole kergete killast. Nimelt, julgege teha otsuseid, julgege soovida, julgege tahta enamat ja julgege oma soovid kõva häälega välja öelda. Keskpärane olla on mugav ja tavaline, aga teie suudate ja väärite enamat. Julget tunnistamist teile. Head vanemad ja kõik teised õpilaste kodused toetajad. Oleme klassijuhatajatega nende ilusate noorte inimeste üle täna väga uhked. Oleme nende üle saanud uhked olla juba aastaid. Tõtt öelda, oleme endaga ehtinud võõraste sulgedega. Need noored on tublid, sest nende selja taga on tublid ja toetavad, aga ka nõudlikud kodud. Suur aitäh teile selle eest. Head kolleegid, teie ees on eripalgelised klassid ja erineva kogemusega klassijuhatajad. Me oleme täna siin, sest teie olete selle tee meiega koos käinud. Aitäh teile selle eest. Lõpetuseks, armsad lõpetajad, palju õnne teile veel kord kõigi 4 klassijuhataja poolt ning olgu see tänane päev nii teile kui teie kodustele väga rõõmurohke. Aitäh! Muusika aitab meid alati. Sellel õppedes toetavad meid aga sõbrad. Olgu see lihtne tänu kõigile koolikaaslastele, lõpetajatele. Kullast palju enam ma kalliks päeva pean, kui sõbrad, kellest mul on hea, kel mõtteid ausaid teab. Neist laulu kuuldes naeru suure peal. On palju neid, kel õnn tundmata veel, kui sõdare värava lahti tastel. Kui küsib keegi heit, kui selad siis saab, kas kuidagi aidata täna mind saab. Paljudel õnn tundmata veel, kui sõnale südame valla tastel. Kas aidata homme mind saab, hea sõber sul alati vastab siis jah. Võid ootamatuid muresid tuua iga päev, või parem on võita meil koos. Ka kurvemgi pisar naeruks muutub taas, su sõbrad ju aitavad, kui tõusta ei saa. On palju neid, kel õnn tundmata veel, kui
unistusvend. sõna on Türi vallavanemal Tiipi Siimannil. kallid lõpetajad, hea koolipere, kõik vanemad, lähedased ja sõbrad. täna on tõepoolest eriline päev ja mitte ainult siis meie lõpetajate, vaid kõigi jaoks, kes täna siin. kallid lõpetajad, ma usun, et üks õppetund on just nimelt sellest Türi põhikoolis praegu veel kestmas. Te olete rõõmsate nägudega, enamus. Aga te tunnete siiski ilmselt, et hoolimata sellest, et te olete oodanud, te olete väga oodanud tänast päeva, sest nüüd hakkab ju see päris uus võimalus. Aga te tunnete siiski ilmselt veidi sellist ettearvamatut kahetsust ja kui veel ei tunne, siis natukese aja pärast tunnete. Nii see elu on. See peabki nii olema ja see õppetund, need õppetunnid kõik, mida te olete siin Türi põhikoolis saanud, need on olulised, sest see ongi see põhiharidus. Teil on see käes, põhi on käes, saab minna vaid ülespoole ja edasi. Palju õnne teile. Ja alati ju öeldakse, et mida kaasa öelda noortele, kes lõpetavad, kes alustavad midagi hoopis uut. Läheks tagasi sinna, kus te tulite alles kooli võib-olla, mida ema ütles, kui minema hakkasid. Ole hea laps. Aga siis öeldi, et ole hea laps ja hea laps tähendas seda, et ära näpi asju, kuula vanemate inimeste sõna, tee nii, nagu õpetaja ütleb, eks ole. Ja vaadake, elu muutub nii kiiresti ja nüüd tähendab see, et ole hea laps hoopis teisi asju. Täiskasvanud on 100 kraadi end peaaegu keeranud ja ütlevad, et ole hea laps tähendab nüüd seda, et mõtle ise, tee ise, avasta, ära kuula kõiki, mis sulle räägitakse, vaid tee oma peaga. Ja täpselt nii tulebki teha. Nii et kuigi teile enam hästi ei sobi nii ütelda, siis ma ütlen siiski, ole hea laps, ole hea noor. Palju õnne teile loomulikult. Ja kallid vanemad, ma õnnitlen teid. Te olete saanud hakkama suurepärase tööga. Te olete juba ühe oma suurtest eluülesannetest edukalt, ma arvan, et edukalt lõpule viinud. Hingake 3 korda sügavalt sisse välja. Teie laps on nüüdseks teie hea sõber, kaaslane ja vajab teid kindlasti edasi veidi teistsugusel moel. Palju õnne teile kõigile. Kallid Türi põhikooli õpetajad, ma loodan tõesti, et te saite arendada oma argumenteerimisvõimet nende aastate jooksul nende noorte inimestega. Paistab, et see on teile ka hästi mõjunud ja teie olete neile hästi mõjunud. Aitäh teile selle kõige eest. Ja ärge siis unustage, kallid õpetajad, et teil on alati tugi. Teil on alati inimesed, kelle poole te võite ka nüüd pöörduda, kui teil on veel mõni küsimus jäänud ja ka edaspidi. Kõigile palju õnne ja sooviksin lilledega tervitada kõiki klassijuhatajaid. Palun tulge veel meie ette. Palju õnne kõigile. Vabariikliku noorteorganisatsiooni tore tervituse lõpetajatele. Kallid Türi põhikooli tugiõpilased, kallid koolilõpetajad, Helina Viigand, Jaagup Luts, Sten Naasaväli, Karl-Mattias Saarse, Tuuli Oja, Maria-Elisabeth Avamere, Liis-Marii Kõuts, Kaimeli Kapten, Alex Markus Ull. Teie panus vabariikliku noorteorganisatsiooni tegevusse nii kooli kui ka Eesti tasandil on olnud märkimisväärne. Olete Türi põhikooli esindajatena olnud alati ideerikad ja aktiivsed tegutsejad. Te olete tugiõpilastena meie ühingu au ja uhkus. Olete alati oodatud meie vilistusperre. Toredat elu ja toredaid kohtumisi, head sõbrad. Palju õnne põhikooli lõpetamise puhul. MTÜ Noorteühing tugiõpilaste omaring Eestis nimelt ühingu tegevjuht Karmen Aasma. Kas soovib veel keegi lõpetajaid tervitada? Lõpetajad, head lapsevanemad, lähedased, külalised, hea koolipere. Mul on hea meel olla täna siin teie ees Türi Rotary klubi esindajana. Tuua tervitusi, nii nagu pikki aastaid on seda juba Rotary klubi esindajad teinud, kooli lõpetajate ees olles neile oma häid soove edastanud. Et nii ka sellel aastal suur tänu kooliperele selle võimaluse eest. Ja head õpetajad, kui ma teid praegu vaatan ja kui teie vaatate mind, vaatate mul otsa, vaatate mulle silma, siis te näete, et mul on prillid.
Need ei ole mitte ilu pärast ega sellepärast, et targem välja näha, vaid mu silmad ja silmanägemine on veidikene kehva ja need aitavad mul vaadata ja ma räägin teile ühe loo sellega seoses. Kui ma käisin silmaarsti juures, siis silmaarst küsis, et kui kaugele te siis üldse näete. Ja ma ütlesin, ikka näen, et kui silmad üles tõstan, siis kuud näen ja näen suurt vankrit ja mis see nähtav universumi piir on, 65 miljardit valgusaastat. Aga kui jätta kõrvale see ruumiline nägemine ja kui ma vaatan teid praegu ja vaataks ette ajas, siis ma näen, et ma olen väga aulisesse seltskonda sattunud. Minu ees on kes iganes, insenerid, komandörid, kokad, kirjanikud, tippspetsialistid. See on 12, 21 või 32 aasta pärast, et inimesel on võime ette näha ja see on ilus võime, et inimesel on ees ootamas tulevik. Ma soovin teile ilusat tulevikku ja ma soovin teile ka, et seda tulevikku silmas pidades ja sinna pürgides ärge väga kiirustage. Vanad roomlased ütlesid festina lente, rutake aeglaselt. Ja Faust ütles kunagi, kui ta oli leidnud enda meelest ühe väga ilusa hetke oma elus, mis ta arvas, et see ongi tema elu tipphetk, veel viibi, ilus oled viib. Siis uskuge mind, nii sageli elus tahaks hüüda, veel viibi, ilus oled viib. Ka see viib siin praegu on kindlasti teie jaoks väga ilus ja sellepärast ma üldse ei tunnegi muret, et ma oma pika kõnega seda siin venitan, sest aktus on olnud juba niigi pikk. Aga kummardus teie kõikide ees Türi Rotary klubi poolt ja jätkates seda tava, et Türi Rotary klubi on meeles pidanud ja tunnustanud neid inimesi, kes on saavutanud häid kohti aineolümpiaadidel, kas siis vabariigis või siin maakonna tasandil ja saavutanud esikohad, siis neid on ka kiituskirjaga või tunnuskirjaga meeles peetud, mille vahel on ka väikene ümbrik, tavakohane ja traditsiooniline. Ja sellel aastal on meie klubi andmetel, mis koolist on tulnud, need andmed 2 inimest saavutanud esikohad, Anitra Lukiano ja Kai Meili kapten, kellele ma tahan mina anda. Ja kindlasti elus läheb vaja teadmisi, elus läheb vaja oskust õigel ajal olla õiges kohas, aga elus läheb vaja ka õnne. Ja täna on see päev, kus on soovitud palju õnne. Ma soovin ka omalt poolt lõpetajatele ja kõigile koosolijatele palju õnne. Aitäh ja kena päeva jätku. Sõna on lõpetajatel. Lugupeetud saalisviibijad, on suur au olla siin koos 48 kaasteelisega. Nii ulmeline, kui see ka ei tundu, mu sõbrad, siis on läbi. Just täna lõpetame me kõik koos oma hariduste kohustuslik osa. Meie koolide algused on olnud väga erinevad, kuid siiski oleme me viimase 7 aasta jooksul kasvanud kokku. Oleme ühisel jõul söönud ära rohkelt koolitoitu ja paljud õpetajate närvid, pakkunud rõõmu ja jätnud jälje kooliellu. Tahaksime siiralt loota, et ei pea veel mõnda aega juhinduma Ketterjani sõnadest või kõik jääme vanaks ja saame veel veidi aega maailma vaadata läbi roosade prillide. Alles hiljuti sooritasime lõpueksameid, mis oli justkui suur loterii. Nii mõnigi meist mõistis, et alati ei loe teadmiseid, vaid peab ka olema õnne. Elus jõuab rooma ja sageli kiiremini eesmärgini kui jooksja, mis tõttu ei tohi kaotada usku iseendasse. Ja unistage. Unistada tuleb julgelt, eriti siis, kui tunnete, et ind hakkab jalgalt kaduma või kui eesmärgid tunduvad liiga kättesaamatud. Kallid sõbrad, usun, et me kõik oleme kuulnud lugusid Puhhist ja Nõtsust. Nende sõprus on näide rikastavast suhtest. Usun, et me kõik vajame head seltskonda, häid sõpru ja pere. Nemad on võrgustik, mis aitavad elu koos hoida, osad seda hinnata ja meeles pidada. Juba mõne aja pärast saame oma tänutunnet pere eest ka näidata.
austatud õpetajad, me ei ole olnud kõik just kukkunenud õpilased, kuid te saite meiega suurepäraselt hakkama. Teie kuldsed sõnad, keegi pole öelnud, et elu peab lihtne olema. Vastab ja täitsa tõele. Kui vahest tundus, et teid ei kuulatud, siis olge muretud. Võib-olla sattus ikka meile midagigi kõrva. Kindlasti jääb meelde meie muhe koolidirektor Ervin Jürisoo, kelle huumorisoon ja viisakus andis palju eeskuju. Muidugi on meil meeles lõpukell, kui direktor klassivõnale kotid ja jääkuubikuid reeglite rikkumise eest kinkis. Ja koolipäeva hommikud, kui direktor tervitab kooliuksel sadu õpilasi. Täname südamest kõiki õpetajaid nähtud vaeva eest ning soovime palju kannatlikkust edaspidiseks. Tänutäheks soovime üle anda kingituse koolile. Palume siia direktor Ervin Jürisoo. Siinkohal soovime tänada oma esimese ja eelmise klassijuhatajaid Maire Mardlat, Reine Riiskat, Kati Sagarit, Eeva Magerit ja Aina Sootlat. Meile teadaolevalt peaksid siin olema õpetajad Reine, Kati ja Aina. Palun teid laua. Soovime ka tänada oma kõige lähedasemaid õpetajaid, oma klassijuhatajaid. Õpetaja Maili, olete meid alati julgustanud ja toetanud ning alati jäänud kindlaks sellele, et lootus kustub viimasena. Oleme teile väga tänulikud ja soovime palju päikest teie igasse päeva. Annan üle ka väikese kingituse 9. A-klassi poolt. Meie ühiskondlik särav õpetaja, väike, kuid suure südamega. Ta on rahumeelne, kuid ülemeelik Madis võib ka õpetaja jalgu trampima panna. Kadri on alati mõistja ja vastu tulevik. Soovime Kadrile edu ja rõõmu uuel kooliaastal uues koolis. Loodame, et saab toredad lapsed, kuid meid armastab siiski rohkem. Aitäh, Kadri! Tiiu. Te olite meile nagu kooliema, kes muretses, kiitis, motiveeris, närveeris, kuid selle kõige kõrval jõudis tegeleda veel mitmete muude asjadega. Soovime teile ka edaspidiseks palju tahtejõudu ja energiat. Teie 9. C. Keeli, teie töö ja vaev on väärt palju kiidusõnu. Soovime teile tugevat närvi ja rõõmsat suve. Loodame siiralt, et jääte meid mäletama hea sõnaga. Olen õnnelik, et minus on miski, mis paneb mind hüvasti jätta sõnu suuri vaevu välja ütlema. Palju soojust südamesse ja usku iseendasse. Iga esimene samm on ime. Iga esimene hammas on ime. Iga esimene sõna on ime. Iga laps ongi ime, sest teist temasugust maailmas ei leidu. Head külalised ja vanemad. Lõpetajad lahkuvad korraks oma kohtadelt, et tulla saali oma vanemaid tänama. Aktus pole sellega veel lõppenud, seega palun jääge oma kohtadele. Kallid vanemad, võtke vastu nende tänu.
lapsevanematel. kallid õpetajad, kallid lapsed. tänutunne on elus väga vajalik tunne. see aitab minna ühest olekust üle teise. oleme teile lapsevanematena väga tänulikud, et me saame olla täna siin. suur tänu kogu koolile lapsevanemate poolt. Et elus kõik ega miski lõplik pole, näitab kas või järgmine laval toimuv asi. Et kui meie suudame järgnevat vaid tahtejõu ja armastuse ning suure tänutunde jõul, siis teie suudate elus absoluutselt kõike. Edu teile ja meile kõigile. Aitäh! On ju kõigil meil üks tänav, linn ja puu, mis on meid saatnud teele. See oli päev nii päikest täis.
mil maha lapsekingad jäid. Meid ootas rõõm ja plaane palju oli neid, sest sülle tulevik ka meid võtta võis. Ajatrepil puuduvad tagasiastumiseks astmed, minna saab ainult edasi. Uueks lennuks sul soovime kõrgemat kõrgust ja mahedat maandumist. Jälle nägemiseni meie 7. lend. Väljumisel kõlab Türi põhikooli laul Olen teel, mille sõnad kinkis koolile esimene lend ja mille viisi autor on Tea Saar. Laulu on sisse laulnud ansambel Kultra. Saatuse laul tein sümboolselt siit uksest eluteele.